Hyrox võistlusel tuleb 50 meetrit kelku lükata ja üldjuhul on see jaotatud siis 4-12,5 meetriseks rajaks. Ehk siis lükkad ühele poole, lükkad teisele poole, lükkad ühele poole ja lükkad tagasi ja jooksed minema. Ja kelgu siis see distants on kõigil sama, aga kelgu raskus on siis kategooriates erinev. Näiteks Women Open ehk siis naiste tavakategooria, seal on 102 kilo ja siis naiste Pro ja meeste Open on sama, seal on siis 152 ja siis meeste Pro on natukene raskem jälle, seal on 202 kilo selle kelgu kaal. Ja kui sa enda kuskil jõusaalis seda testid, siis tihtipeale see sõltub väga palju vaibast, mitte ainult kelgust, see on küll see Hyrox originaal kelk, aga jällegist siin sõltub vaibast, see raskus, siin on suht sarnane vaip, aga jällegist paljudes jõusaalides võib see vaip olla palju libedam, mis teeb siis sama raskusega kelgu palju lihtsamaks. Nii et soovitan seda ringi katsetada, enamustes jõusaali vaipades peab natukene rohkem raskust panema, et siis seda võistlustunnetust kätte saada. Ja kelgu lükkamiseks on siis põhimõtteliselt vaba valik tehnikale, aga üldjuhul on 3 sellist põhitehnikat, mida inimesed siis selle kelgu lükkamiseks kasutavad. Üks on siis selline, kus haarad niimoodi, et kätega siit kinni, käed kõverad ja siis õlad on justkui nagu vastu seda kelku. Teine tehnika on sirgete kätega, niimoodi, hops, siit oled kehaga täitsa sirge ja siis kolmas, võib-olla vaatad prood, kõik asjad teevad siuke natukene populaarsem tehnika professionaalide juures, just on siis selline kelgust läbi minemise tehnika ja põhjus, miks sellega siis väga paljud professionaalid teevad, on see, et siis on sul lihtsalt rohkem kehamassi siin vastu kelku või üle selle ääre siit ja siis see aitab seda kelku natukene lükata. Ehk siis põhimõtteliselt teooria jällegist midagi sarnast nagu selle kelgutõmbel, kui sa paned oma kehamassi natukene mängu. Aga jällegist testid ise ringi, mis asend sulle nendest kõige mugavam on, kas see on niimoodi või kas see on sirgete kätega siit. Mängid ringi, vaatad, kuidas on. Üldjuhul, kui sa seda haarad, on mõistlik natukene altpoolt haarata, ehk siis sa ei taha siin niimoodi püsti olla, siis sa võib-olla lükkad seda otsa siit ka ülesse, vaid pigem tahad sa natukene rohkem horisontaalsemalt olla. Ops. Ja siis nüüd lükates, mis iganes tehnikaga sa lükkad, vaatame seda näiteks, siis sa ei taha selliseid liiga pikki samme teha, vaid pigem sellised pisikesed sammud. Hops, näed, lükkan siit väikeste sammudega niimoodi. Sellepärast, et selles asendis olen ma ilmselt natukene tugevam versus siis see, et kui ma jällegist sellised pikad sammud teen, siis ma võib-olla väsitan ennast natukene rohkem ära. 2 lisaasja, mida siis mõelda kelgu lükkamisel. Üks on see, et sa ei tahagi seda kelku üles tõsta, ehk siis sa ei taha energiat selle alla panna, et sa seda kelku üles tõstad. Lisaks niimoodi võib see sinna vaiba sisse hakata kinni jääma, ehk siis sa proovid võimalikult palju energiat siis horisontaali panna, mitte siis üles tõsta seda ja alla suruda, vaid sest see teeb sinu jaoks selle raskemaks. Ja teine asi on kindlasti hingata, ehk siis selles asendis tihtipeale inimesed unustavad võib-olla hingata või hoiavad hinge kinni, sellepärast et sa pead justkui nagu preissima nagu küki ajal, pead seda kerelihaseid tugevana hoidma ja siis surutakse nagu hingamine veits kinni, aga niimoodi saab võhp suht kiiresti otsa. Ehk siis ma soovitangi üritada keskenduda trennides igal pool sellele, et sa hingad regulaarselt siin seda tehes ja siis teedki oma neid pause ja ei tõmba jalgu liiga läbi, sellepärast et kui sa siin jalad kütad täis, siis on väga raske pärast edasi joosta, et pigem siin natukene rahulikumalt võtta ja kaotada oma võib-olla 10 sekundit, mis sa võidaksid sprintides, aga samas jooksuga sa saad selle nii kiiresti tagasi, sellepärast et sul on jalad palju paremas seisukorras. Iga raja lõpus peab siis kelgu täielikult üle selle joone lükkama, ehk siis kelk peab olema üleni täielikult üle selle joone siit ja siis alles saan minna ja tagasi lükata. Ja siis kui double'sid teed, siis paariline jookseb sul siin selja taga, ehk siis ma lükkan, paariline kõnnib mul taga ja siis me saamegi siit vahetada, harjutate ise vahetusi, paariline tuleb siia, lükkab edasi, sa jalutad tema taga. Ja iga rajaga sa võid otsast lõpuni lükata, aga tihtipeale on mõistlikum siis iga rada pooleks jagada. Ehk siis lükkad poole peale, korra puhkad paar sekundit, võib-olla raputad jalgu ja siis lükkad edasi, et mitte jalgu liiga täis tõmmata. Ja kui sa oled double'sid teed paaris, siis on väga lihtne, ongi üks lükkab poole peale, vahetate ja siis jälle lükkab lõpuni. Ja paariline jalutab sul selja taga, kui vahetate, tuled võib-olla siit eest ära, paariline tuleb, lükkab edasi. On väga lihtne ja kiire vahetus. Ei tohi lihtsalt teistele ette jääda siin raja ääres. Ja üks asi, mida tasub tähele panna, on see, et sa pead ise enda radu lugema võistlusel, ehk siis jalakiip põhimõtteliselt loeb, kas sa tegid kõik rajad ära 4 tükki
või mitte ja kui sa ei tee, saad penalti, aga sa peadki ise lugema, seepärast et kohtunikud seda ei jälgi, vaid kiip siis jala peal loeb, kas sa tegid või ei teinud. Ja lihtne asi, mida meelde jätta, on see, et sa lõpetad samal pool, kus sa alustasid, ehk siis sa jooksed siit jaama sisse, lükkad siit sinna tagasi ja sa lõpetad siinsamas jälle, kus sa alustasid ja siis jooksed edasi minema.